Tervist! Täna on 29. mai, Risto Rõnk Farming kanal ja meil on avamiseni 5 päeva tänasega kokku. Nii et laupäeval on ametlik avamine, on 3. ja oi, käed, jalad, tööd täis, päevad ja ööd, selles mõttes on ikka võimas. Jah, okei, see filmimine, video tegemine on praegu jäänud unarusse, aga andke mulle andeks, peale 3. läheb kõik vanaviisi edasi. Aga kuhu ma olen siis jõudnud? Muidugi hästi tähtis osa oli see, et saaks see sissekäigu ilusaks on ja et saaks aia ette sellepärast, et saaksid pardid uuesti tiigi peale. Et saaks pardid lahti lasta, et saaks kannad, paabulinud, kalkunid lasta uuesti suurde aeda. Selleks on ju väga tähtis see, et saaks see aed uuesti üles siit, kus tuleb nüüd see suur värav ja see on tegelikult juba praegu väga ilus, sest ma olen jõudnud nii kaugele, et vaadaks värav. Saaremaa Zoo tuleb siit, ma rääkisin, see läheb veel natukene roostekarva, aga alustame sellest, panin, tegin, tõssin, vedasin suured kivid, siin ääres on niisugune peenaar ja ka on teisel pool ja siia ma vedasin kokku siis enamjaolt raudkivid, suured, võimsad, kõik siuksed, mis on ajast juba natukene räsitud, et on sammal peal, et oleks nagu just ka kaua olnud siin. Mulle meeldivad sellised looduslikud asjad ja eriti kivid, mis on juba samblaga kaetud ja on näha, et on ilmastikuga pikalt olnud. Suured raudkivid, väga rasked on osad, aga midagi ei ole teha, sain hakkama. Mirge pani siia sisse sõnajalad kasvama juba, need on ka nüüd natuke peavad toibuma. Need lehed kindlasti surevad osad ära, aga uued tulevad sealt alt ja sõnajalg läheb meil nagu umbrohi, nii et ma ei muretse. Hakkepuit alla ja need sõnajalad tulid siis tegelikult sealt kohast, kus oli meie suur vana logukuur, mida enam ei ole. Kuur on maas, seal samas ääres kasvasid sõnajalad, seal on mõned veel, need tuleb ka ära võtta, aga kuur on läinud, on üksinda vets veel püsti seal, kuur on läinud, see on ettevalmistatud, sodi on seal taga veel, see tuleb veel ära koristada, aga kuuri pole ja sealt taimed istutame ümber ja nüüd Saaremaa Zoo on siis siin, siit saab alguse kõik, siit saab minna sisse ja värava tegin. Värav on tegelikult hästi lihtne, nagu meil kõik väravad, puidust värav ja et siit saaks sõiduautoga sisse minna vajadusel, siis ta on lai võimalikult, panin siia uued väravapostid, nii et see suur värav, mis me tegime, ehk siis see ongi täiesti kujundlik, saate siit alt sisse tulla, aga põhivärav, kus tegelikult nagu inimene tuleb, et meil on ju siin samas aias linnud ja loomad lahti, see tähendab seda, et peab olema värav ees ja siis siit saab sisse minna. See tõenäoliselt tuleb üks pool lahti sellel, kui on avatud, meil pardid jänet kohe jalga ei taha lasta, et üks pool tuleb lahti ja teine pool on suurem, puhtalt sellepärast, et saaks selle lahti siis, kui on vaja mingi masinaga sisse sõita. Üldplaanis igapäevaselt jääb see väiksem pool, siis see on meetri laiune, et see jääb siis nagu lahti ja teine pool siis jääb nii palju kinni ja teeme lahti siis, kui me peame masinaga sisse sõitma. Aga eks see selgub aja käigus. Ja siia sai siis nüüd nende valatud postide külge aiapaneelid, see on 156 või mis ta umbes see paneel on ja et 1,5 meetrit kõrge. Alguses ma mõtlen, et ma pean madalama, aga see suured paneelid mul olid olemas ja ma sain sellest hulgast kätte. Nii et siit sinna tammeni läheb korralik paneelaed ja siit siis sinna väravani, mis oli see meie eelmise aasta värav väike, kus sai tegelikult alles sisse ja nüüd siia äärde vedasin ka eile kivid ära, et oleks niisugune ühtlane ja ilus, sealt on natuke puudu, ei leidnud kive õhtulilja, aga vot, siit tuleb siis meie sissekäik, see on jõudnud nii kaugele, et ma olen sellega enam-vähem rahul, muidugi ajast saab seda veel ilustada ja hakkavad siia suured sõnajalad kasvama, siis on ju väga vinge, et siin suured sõnajalad siis Saaremaa Zoosse saab siit sisse minna ja juba kõnnitee teeb ka nii päris tunda siit. Kõnniteega me ei ole jõudnud kaugemale minna, kui see koht, kus ta seal on, tõenäoliselt ei jõua ka kaugemale enne avamist, aga selle saab suve peale teha, nii et ärge muretsege. Ja muidugi meil on valatud, ma ei tea, kas eelmises videos veel oli, valasin ära üks õhtu, eelmises videos vist ei olnud, valasin ära ahjukoha, puupõletusahjukoht, see tuleb siis, ja siia vedasin ka eile kivid äärde, nagu te näete, suured kivid on ääres, see on siis siin savikoja taga, savikoda tuleb siit ja siis saab siia tulla puupõletust tegema siia savikoja taha ja see on nüüd jõhker betoon, siia läks väga palju segu, väga palju kruusa, väga palju tsementi ja väga palju rauda. Nimelt puupõletusahi ise on kividest ja see on päris raske ja kuna seal on ka seda temperatuuri mängimist, siis seal sees on meeletult rauda, armatuuri mitmekordselt ja veel lattrauda ka tugevat. Nii et ta oleks võimalikult tugev, et see ahi ei hakkaks liikuma, siis selline tüütu segutamise töö
selle aasta tõenäoliselt üks suurimaid, mis ma olen teinud, et sinna läks meeletult segu ja igast palju ressurssi sisse. Aga nüüd on ta olemas, aga kruusahunnik ei ole ikka veel otsas. Kui me juba hommikul siin ringi peal oleme, siis laseme mõned pardid tiigi peal ära ja õhtuks nad lähevad, kisavad meeletult. Õhtuks nad lähevad ikkagi oma sellesse väiksesse aeda praegu, paneme nad kinni, aga see on ka, see tuleb ju suve jooksul maha ja uus pardiaed tuleb sinna korralik paneelidest. Nii et see aed tuleb maha, aga praegu nad on veel siin kinni, laseme nad lahti, siis nad saavad tiigi peale minna, söövad rohtu. Need elavad ikka täie väärtuslikku elu, neil on nagu jumalast hästi. Just jõudis meile pulleriga Tallinnast bännerid 2 tükki, mis ma kavatsen panna raamiga auto külge ja siis Väinadami peale, et inimesed meid üles leiaks, sest reklaamiseadus üldse ütleb, et me võime nagu, kui autol on kindlustus ülevaatus, auto küljes võib olla igat reklaami ja tee ääres siis ei saa midagi teha, nii et me kavatseme seda teha, nii et üks päev me hakkame auto külge puuraami ehitama. Järgmine asi, mis ma ei tea, kas oli eelmises videos või mitte, aga noh, pea ongi sassis, sest päevad jõud on ka sassis, on see, et meie see varjualune siin loomaalas on saanud katusemale. Minu arust seda polnud eelmine kord, ma panin selle üks päev ära siia, lihtsalt plekk katus kannab oma eesmärki väga hästi. Vihma peab kinni, alla tulevad toolid-lauad, tõenäoliselt need toolid-lauad siia ei jää, tulevad natuke suuremad, need lähevad kohvikusse, aga praegu nad siin on, osad on veel immutamata, aga kohvik? Jutt läheb sassi, ühesõnaga loomaalas on varjualune olemas, kus saab istuda. Tulevikus ma vean siia äärde ka suured kivid ja valan siia segu peale, et oleks kogu aeg natuke kõrgem ja kuiv koht, et ei läheks mudaseks. Samamoodi ikka see mudavärk on meil ja sopavärk on meil hästi põhiline. Et see on tehtud. Näitan ka seda, et merisead said omale söötja. Merisead said söötja, mis on tegelikult täiesti lihtne süke sama paneelitükid, mis üle jäid, nipukad kokku 4 tükki ja siis maasse surutud teravad otsad ja siis läheb rohtu täis, alt nad söövad mahuvad sisse ilusti, aga selle eesmärk ei olegi see, et nad siia sisse ei läheks, vaid see, et kui viskame rohu hunnikusse maha ja lapsed näiteks käivad seal aias sees, siis nad astuvad rohu peale ja äkki on mõni merisea poeg seal all, et seda ei juhtuks, siis ennetame kõik need ohud. Seega rohi läheb siin sööte sisse ja sinna ei saa ükski laps astuda, nii et see on väga hea. Veel üks asi, mis on tehtud vahepeal. Nii palju asja on juhtunud vahepeal. Ma olen meeletult siin teinud segu, sellepärast, et saad kruusahunnikut ära, siis kängurude, nende aed on siin, känguru ja üks maara ja siis nende maja vundament on ka valatud. Siin õnneks ei olnud nii palju segu vaja kui seal lahju vundamendil, aga see on sama suur vundament täpselt nagu need majad on siin järjest. Notsud, lambad, nandud, et siia tuleb kängurumaja, mis on samasugune, selle soojustame ära ilusti ja ma arvan, et tegelikult ma tulen siis hiljem, kui see maja saab valmis, aiaga siit, et aed läheb ka suuremaks. Nii et kängurude nende aed läheb ka suuremaks, täitsa tükk maad tegelikult, et siia maani ja siis siia jätab meie vaikse vahekoridori, kus me ise käime. Aga ka kängurude maja ja siis uus aed tuleb siit. Et noh, see aiaga on aega, kängurumajaga on ka aega. Vundamendi saime tehtud, et just talveks, see on talveks, see peab augusti lõpuks olema valmis, et siis hakkab vihmaperiood pihta ja siis nad peavad saama sisse ka. Sinna maani on ikkagi puhas lust ja nad võivad hüpata, karata, möllata ringi täpselt selle samal oma aias sees, sest seal on ka tegelikult vihmavari olemas. Nii, vahepeal on saanud puhtaks siis see puur, kuhu tulevad meie pärdikud ja meie ahvid tulevad siis sellesse puuri, kus elasid kunagi tuhkrud. Nüüd vahepeal elasid rebased, nüüd see on desotud, survepesuriga puhtaks pestud, hakkepuit põhjas ja nüüd saavad tulla ahvid õue. Ahvidele teeme ainukese asja, teeme siia pesakasti, mis on soojem koht ööseks. Nendega on ka, suvel nad saavad ilusti õues olla, et talveks nad peavad saama uue sooja korteri endale, aga ilusti suvepuur on neil olemas. Puuriks on see väga hea, selles mõttes see on suur puur, see on ronimispuur, see on kõrge, et tegelikult nende ahvide sooja maja võiks ehitada
selle puuri külge kohe siia poole, sest tegelikult selles Makena majas sees on elektrikilp ja siit saaks elektriga hästi lihtsalt ruttu tuua, sest talveks neile tuleb panna kindlasti soojalamp ka ja UVB lamp kindlasti ahvidele, sest nendel on vaja UVB kiirgust ka talvel, sest meie suvest ei tule seda piisavalt. Nii et umbes nii kaugel oleme me jõudnud asjadega, ma ausalt öelda ei tea, kas mul on midagi näitamata, kindlasti on, sest tegelikult praegu toimub nagu hästi palju. Me panemegi päevatööd täiesti, magamisaeg hakkab väheks jääma puhtalt, sest meil on oma eesmärgid, mis me tahame avamiseks saada valmis. Kõik ei saa, peaasjad põhiasjad saavad. Nüüd on ainuke asi ongi vaja ehitada veel 2 vetsu ja kätepesu võimalus. Siis on niimoodi, et siis ma enam ei nurise, siis me oleme jõudnud küll. Aga noh, teha oleks veel muidugi, aga need on nagu hästi tähtsad, mis peaks enne avamist saama. 5 päeva on aega, 1 päev, 1 vets. Tehtav täiesti, et õnneks on Aivo meil abis, nii et noh, me ei ole enam täiesti üksi. See on super, sest Aivo tegi eile riiuleid ka kohvikusse juurde, nii et mõttes abikäsi on meil vaja ja tõenäoliselt läheb tulevikus hoopis rohkem vaja, vajaduspõhine kõik on. Ma ei näita rohkem midagi, sest tegelikult meil ongi hästi kiire, et see võtab ka oma aja. Olge tubli, Tšeerikilakk, jagage 3. kindlasti näeme, et tulge avamisele kell 12 teeme uksed lahti ja õhtul 6-ni välja ja sealt edaspidi siis iga päev kell 11 kuni kell 6. Olge mõnusad, Tšeerikilakk, jagage, näeme järgmine video ja tšau! Ha 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 ha!